Esimene lugemine on lõppenud. Meie päevakorra 7. punkt on loa andmine Tartu Ülikooli äriruumi üürilepingu sõlmimiseks ja ettekandjaks on taas abilinnapea Kaer Lember. Palun. Tere taas, et tegemist siis ühelt poolt lihtsa, teistpidi väga keeruka probleemiga. Ehk eelnõu sisuks on siis see, et teadaolevalt meie nooruse 11 maja ehitamisega on vaja, või nooruse 9, et Tartu Täiskasvanute Gümnaasium peab vahepeal sealt välja kolima ja selleks on täna siis linn ja Tartu Ülikool pidanud läbirääkimisi ja leidnud ühe võimalusena selle, et linn saaks oma kasutusse 1957 ruutmeetrit pinda aadressil Riia tänav 142, mis on siis nii-öelda Füüsika Instituudi hoone ja see oleks siis tähtajaga 20. juuni 2014 kuni 31. august 2015. Linna ja ülikooli läbirääkimiste käigus on välja pakutud täna rendihinnaks €20 ruutmeetri eest, mis oma olemuselt on väga mõistlik hind. See toob linnale kaasa ühelt poolt üürikulu 2349 eurot kuus ja sellele lisanduvad kommunaalkulud. Seal on vaja circa 5000 euro eest teha natukene ka remonti, et Täiskasvanute Gümnaasium saaks sinna sisse kolida. Olles ka täna käinud Täiskasvanute Gümnaasiumis, siis ma arvan, et see on selleks 1,5 aastaks või aastaks ja 8 kuuks väga optimaalne ja mõistlik lahendus. Ja seetõttu on see eelnõu ka teie laual. Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Kolleeg Jüri Kinter. Küsin, et need inimesed, kes seda maja praegu kasutavad, väidavad, et kui seal on vihmaperiood, siis seal on nagu üleujutus, et kas on mõeldud ka sellele, et tõesti et õpilasi on päris palju, et nad pääsesid ka vihmaga sinna maja juurde. On seda ka vihmasilmaga keegi seal käinud vaatamas? Minu käest ei ole keegi selle vihmase ilma probleemi nagu tõstatanud, aga ma usun, et meie linnavarade osakonnas on nii palju pädevust ja nutikaid inimesi, et ka see probleem saab lahendatud. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Kaasettekandjaks on sõna linnavarakomisjoni esimehel Olev Raiul. Palun. Võtta, kas me teeme vaheaja? Lugupeetud volikogu, linnavarakomisjon arutas seda küsimust oma istungil 28. novembril. Kuulati ära ettekanne ja jõuti üksmeelselt järeldusele, et ruume on vaja, hind on vastuvõetav ja eelnõu vastuvõtmist toetasid kõik 12 kohal olnud komisjoni liiget. Aitäh! Aitäh, kas kaasettekandjale küsimusi on? Küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole, esitatud repliigisoove. Kas on repliigisoove? Ei ole. Lõppsõnavajadust. Selleks volitatud märku ei anna, et oleks vaja lõppsõna. Parandusettepanekuid samuti ei ole. Head kolleegid, panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 41. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.